Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna loen sulle kaks jõululugu Jüri Parijõgi sulest. Pean ka ette vabandama, et tänase episoodi helikvaliteet on pisut halvem. Ei tee seda seekord kodus, vaid olen Pärnus ja seetõttu ei olnud kogu tehnikat kaasa tassida mõistlik. Nii et natukene helikvaliteet selle all kannatab. Aga täna siis Jüri Parijõgi ja esitlusele tulevad lood Jõuluküünal ja Isaga jõulukirikus. Jüri Parijõgi eestlased tunnevad teda kirjaniku ja pedagoogina. Ja tema kahjuks tal väga kaua ei õnnestunud elada. Ta sündis 19. sajandi lõpus ja tegelikult ta hukkati NKVD-laste poolt Tartu vanglas 41. aastal. Aga ta on üsna kuulus kirjanikuna just selle tõttu, et ta on kirjutanud üles selliseid muinasjutte ja lookisi ja ta väga selgelt oskab kirjeldada laste hingeelu ja ta teeb seda väga isikupäraselt ja ma kujutan ette, et kui sa praegu kuulad seda tänast osa, siis sa tajud seda, sest mõlema loo keskmes on tegelikult just see, kuidas üks laps neid jõule mõtestab. Ja lisaks on ta tegelikult ka ajaloo ja emakeele õpikuid avaldanud, mistõttu ta selline isiklik mingisugune side minul oleks justkui ka temaga olemas, selline vaimne side, eks ole. Kuigi mingisugused muud sellised kokkupuuted ei ole olnud. Aga üks võib-olla tema kuulsamaid selliseid jutustusi on Teraspoiss. Seda on kindlasti paljud täiskasvanud, kes kuulavad, omal ajal lugenud ja ta avaldas selle 1937. aastal ja ta tookord saavutas selle eest isegi Vabariigi presidendi auhinnakonkursil teise auhinna ja teda premeeriti tolle Teraspoisi jutustuse eest 1000 krooniga, mis siis Eesti Vabariigi ajal oli ikkagi väga suur hulk raha. Aga samas temal tänased jutud tulevad jutukogumikust Jõulud, aga näiteks ka mõned sellised võib-olla natukene tuntumad on Meie Eku, Jaksuküla poisid, Suuskadel vallastesse ja ta on kirjutanud ka mitmeid matkakirjeldusi, näiteks Kevad kutsub või Alutaguse metsades. Ja üks tema muinasjutukogudest siis on Külaliste leib ja teisi Eesti muinasjutte. Üldiselt ma olen tahtnud selle podcastiga hoida seda joont, et ma sarnastest piirkondadest väga tihti muinasjutte müüte ette lugemiseks ei võta, aga nüüd siin jõulude aegu mul oli kohe jõulud käest võtta ja sellepärast nüüd ka niimoodi üle ühe osa on Eesti kirjanikud siin esindatud olnud. Aga järgmisel nädalal ei tule Eesti kirjanik esitusele või ettekandele, et tuleb üks teine. Ma praegu jätan veel üllatuseks, kohe teile seda ei ütle, kes. Aga loodan, et tänased jutud toovad sulle mõnusat nostalgiat, kui sa oled täiskasvanud kuulaja. Kui sa oled laps, siis sa kindlasti võib-olla kuuled uusi sõnu, aga küsi siis lase oma vanematele endale selgitada neid sõnu, sest need on sellised vanad eestikeelsed sõnad, mis siin esinevad. Aga ma loodan, et sa naudid ja ma loodan, et tänane osa aitab sul samuti seda jõulu olemist natukene luua. Mõnusat kuulamist! Jõuluküünal. Vana jõululegend. Seda jõuluõhtut mäletan selgesti veel tänagi. Jõulutoimetustega saadi valmis juba lõunapaiku. Toad olid puhtaks küüritud, ukse ette asetatud kuuseoksad. Valge lina oli laual ja lõhnav kuusk keset tuba. Muidu nii külm ja sünge rehetuba õhkus kodust soojust, aga sahvrist ja võõrusest hajusid jõululõhnad, sest sääl seisid laotsil reas pruunid sepikud ja suures vannis vorstirõngad. Hämariku tulles oli jõulurahu laskunud üle kogu küla.
kõik oli jäänud vaikseks ja viibis sellises pühalikus ootuses. Suur kass kambri otsas oli üleni härmas ja vaikis kogu aja pühalikult. Hoopis isemoodi sätendas väljadel ja nõmmedel lumi ning tõusis üles suits naabrimajade korstnatest. Taevas oli laskunud madalale kauge metsaviiru kohale. Siis rakendas isa vana Ruuna saani ette ja sõitis emaga õuest välja, kirikusse, aisa kella helinal. Istusin akna all ja vaatasin, kuidas ta aegamööda kaugenes ja siis nagu kokku sulas kauge metsamüüriga. Ta oli vist ammu jõudnud sinna metsaviiru taha, kuid kella helin kõlas veel kaua õhus, küla kohal, lumiste põldude ja nõmmede kohal. No nii hää oli istuda akna all ja tunda, kuidas imeline rahu ja õnn voolas hinge. Südamel oli kohe kitsas rõõmu pärast. Oleks tahtnud ühte sulada kogu selle pühaliku vaikusega, kellahelinaga õhus, lume sädelemisega ja kauge metsaviiruga. Siis süütas vanaema laual jõuluküünla, mille oli ise kastnud külmal näärigu päeval. Pani ette vaskkraamidega prillid ja hakkas lugema kõlava häälega jõuluevangeeliumi. Istusin ta kõrvale soe müüri äärde. Ei ma kuulnud ta lugemist ega mõistnudki, küll aga tundsin. Lugemise lõpetanud vaatas ta mulle otsa särasilmil. Toetasin oma pää vanaema õlanajale ja tundsin äkki, et vanaema on hää. Paitasin ta krobelist kätt ja ütlesin, kui hää sa ikka oled. Isa ja ema on ka hääd ja vaata, kuidas küünal särab, kuidas tuba on rõõmu täis, nagu küünal saadaks seda rõõmu välja. Vanaema vaatas mulle otsa rõõm silmis ja vastas. Ega see rõõm tule mujalt kui meie eneste südametest. Jõuluküünla sära kutsub ta ainult välja. Sa oled vist hää laps olnud ega ole saatnud tagasi jõululast, seepärast on nüüd tuba rõõmu täis. Kuidas saab jõululast vastu võtta või tagasi saata? Vanaema pani siis käe mulle pää peale ja hakkas jutustama pikka ja venivat lugu. Sellest on nüüd kaua aega tagasi, kui elas suure tee ääres jõukas talus üksik mees, kes saatis tagasi jõululapse. Seepärast kaotas rõõmu ja tema laual ei säranud jõuluküünal. Kui ta oli veel poisike ja hää, oli ema talle kinkinud ühel jõuluõhtul imeküünla, mis jõuluõhtuti iseenesest lõi põlema heleda leegiga. Kuid ta pidi põlema ainult siis, kui poja südames oli häädust ja ta tagasi polnud saatnud jõululast. Niipea, kui poeg kaotab südame hääduse ja tagasi juhtub saatma jõululapse, ei hakkagi küünal enam põlema ja kaotab ka jõulurõõm. Salalaekas hoidis poeg küünalt, tegi aasta otsa tööd, ei saatnud tagasi ühtki teekäijat ega abipalujat, sest ei võinud ju teada, kes neist see jõululaps on. Igal jõuluõhtul tõi ta välja küünla ja kui see heledasti põles, oli tuba rõõmu täis. Seda jätkus kogu aastaks, sest ta teadis, et ta südames on headus ja ta polnud saatnud tagasi jõululast. Nii möödusid aastad ja aastad. Taluvarandus muudkui kasvas, pere tegi aga rõõmuga tööd ning igal jõuluõhtul säras laual see imeküünal, mis toa täitis rõõmuga kogu aastaks. Pikka mööda aga mees harjus õnnega, ega teadnud arvata, et kõik võib olla ka teisiti. Ei ta püüdnudki enam olla hää, sageli unustas koguni imeküünla. Ühel jõulueelsel nädalal kõndis ta tusaselt metsas, sest jänesed olid koorinud palju noori puid ja teinud talle kahju. Torm oli murdnud puilt palju oksi, kehv lesknaine korjas tuulemurtud raagu kotti, et viia koju lastele jõulusoojaks. Pahaselt kiskus aga mees talt koti käest, puistas raod maha ja ajas naisegi koju. Vaevalt oli ta selle teinud, kui tundis, et ilm oli läinud palju külmemaks. Paksud mustad pilved hakkasid kihutama taeva all ja tuul hakkas kaeblikult ulguma. Metsa all ja eemal talukohalgi oli läinud palju pimedamaks, ehk küll päev ei olnud palju üle lõuna. Jõuluõhtul tõi ta välja imeküünla ja nägi kohkudes, et see ei põle enam. Ta oli kaotanud headuse ja tagasi saatnud jõululapse. Tuba jäi jõulurõõmust tühjaks ja kogu aasta valitses talus, põldudel ja niitudel raske vaikus. Pere ei teinud enam lauldes tööd, hakati koguni peremeest kartma ja lahkuti talust. Hirmuga märkas mees, et kõik muutuvad tema vastu kurjaks ja umbusklikuks. Lesknaine ei tulnud enam tema tee äärde lehma söötma ega käinud tema metsast raagu korjamas, ehkki mees seda nüüd oleks lubanud. Isegi lapsed ei tulnud tema niitudele lilli noppima, põgenesid kohe, kui teda juba kaugelt nägid. Ta püüdis nüüdki anda oma küllusest teistele, kuid keski ei tulnud temalt midagi saama. Isegi teekäija läks juua paluma naabrite talust. Kui tulid uued jõulud, oli mees täis hirmu ja vihane.
kõik jõulutalitused ja valmistused äpardusid ta käes. Ka perel ei olnud tahtmist midagi teha. Talutoad seisid pimedad ja õudsed, suurtele akendele olid nagu imevarjud ette tulnud, mis ei lasknud läbi valgust ega rõõmu. Kuigi mees püüdis olla lahke, ei usaldanud keegi ta naeratust ega vastanud sellele. Jõululaupäeval oli mees toonud poest palju küünlaid ja tahtis need kõik süüdata, et ometi saada valgust tubadesse. Ta oli lasknud panna ahjud puid täis ja tahtis kütta kõik toad soojaks. Siis võttis ta kirve ja läks metsast ise tooma jõulukuuske. Aga kui ta metsaservalt tagasi vaatas, siis nägi, kuidas naabritalu aknaid kuldas loojanev päike. Tema talukohal aga lasus justkui tume vari. Kadus tema hommikune lahkus ja rõõmsam meel, tuli asemele aga kadedus ja viha. Kui ta siis oma metsas nägi võõrast poisikest, kes tahtis raiuda väikest kuusekest, kiskus ta poisil kirve käest ja kihutas minema. Endal aga võttis suure kuuse ja pani selle aegsasti peretuppa. Hakkas ise küünlaid säädma kuuse külge ja andis teenijale käsu ahjus puud süüdata, et saaks soojust ja valgust majja. Varsti tuli aga teenija ja teatas, et puud ei võtvad tuld. Ja nüüd sündis ime. Ükski küünal kuuse küljes ei võtnud samuti tuld. Imeküünalt ei usaldanud mees isegi välja tuua. Järgmisel jõulul põgenes pereaegsesti talust. Keski ei usaldanud jääda. Ainult vana peremees üksi oli kodus. Puud olid jällegi ahjus, aga ei põlenud. Suur jõulukuusk seisis keset tühja tuba täis kalleid küünlaid, kuid neil ei olnud leeki. Kustunult seisis keset lauda vana imeküünal. Kasukas seljas ja kindad käes seisis peremees akna all ja vaatas välja. Kuskil kaugemal sääl metsa taga naabrite juures näis olevat imeline rahu ja rõõm. Siin aga ulus tuul korstnes ja tuisk mattis õue. Taevaserval ilmusid tähed, tema talukohal rippus aga must pilv. Isegi tähtede sära näis kustuvat enne, kui jõudis sinna. Aga hirm hakkas seal külmas ja pimedas toas. Mees läks välja, istus ukse kõrvale pingile. Oli ju ükskõik, kus olid. Toas oli sama külm kui väljaski. Sääl näeb mees äkki mööda umbset teed poisikese sammuvat. Ta näib külmast värisevat ja väsimusest vaaruvat umbsel teel. Tuleb taluõue, jääb mehe ette seisma ja ütleb. Külm on, kas saaks teil soojendada? Soojendada. Mehel on kibe vastus keelel. Kuidas saab ta sooja anda, kui seda omalgi ei ole? Toas on sama külm kui väljaski. Ei mingu aga poisike edasi nende inimeste juurde, keda Jumal ei kiusa jõuluõhtul. Kuid poisike ei liigu paigast, ta võib väsimusest iga silmapilk langeda maha ja nüüd alles märkab mees, et poisil pole kindaidki. Olgu, lähme tuppa, on ehk tuulevarjugi. Võtab võõral poisikesel käest kinni ja viib ta tuppa. Sooja tahad? Ei ole mul omalgi sooja. Istun isegi külmas toas üksi ja maha jäetud. Tahab poissi talutada ahju juurde, kuid siis tuleb ju meelde, et see on külm ja puud ei hakka seal põlema. Aga poisike väriseb veel rohkem kui enne ja käed on külmad nagu jää. Nüüd võtab vana peremees poisi mõlemad käed pihku ja hakkab nendele õhkama hinge soojust. Ehk saad sa seda viisi sooja. Niipea kui mehe hingeõhk puudutas poisikese käsi, hakkas laua kohal särama rõõmus leek. Imeküünal oli läinud põlema ja ahjus lõid puud rõõmsasti põlema iseenesest. Jõuluküünalde külge kuuse otsas ilmusid säravad leegid. Tuba läks korraga soojaks, täis valgust ja rõõmu. Tuul vaikis. Isegi talukohalt lahkus must pilv. Heledad tähed lõid loitma üle kogu taeva. Mees tundis, et rõõm on tulnud tagasi, sest ta oli jälle võtnud vastu jõululapse. Jah, seda jõuluõhtut mäletan selgesti veel tänagi. Kui vanaema jutu lõpetas, vaatasin aknast välja. Taevas oli tulnud tähti täis. Isa sõitis kellahelinal üle õue. Isaga jõulukirikus. Sõitsin isaga jõulukirikusse. Hobu laskis parajat sõitu härmas metsa vahel, aeg-ajalt puristades ja rebides pääga ohja. Istusin isa kõrval ja kuulatasin, kuidas lumi rõõmsasti krudises saanialaste all ja aisakeel heledasti paukus iga hobuse sammuga. Olin seda sõitu oodanud juba hommikust saati. Teadsin, et isa paneb pääle suure aisakella ja siis sõidame läbi hämara metsa aisakella helinal. Juba lõunapaiku tõmbasin saani rehe alt välja. Asetasin saanile täistopitud heinavõrgu ja saaniteki, tõin aidas tuppa sooja isa ja enda riided.
Siis aitasin vanaemal sääda aiateiba otsa odravihku lindudele jõululauaks ja tundsin, et jõulud vist ongi käes. Ega ma ei teadnud, kust need jõulud tulevad. Kas kiriku poolt metsa tagant, alt jõe poolt või laskusid alla hoopis taevast, kuid tundsin, et jõulud olid asunud kodukohale, laotunud üle kogu küla, üle terve maailma kuni kauge metsaviiruni taevarannal. Jõulusid tundus igal pool. Haopinust välja ulatuvas vitsaraos ja saunaräästest ripnevas härmatund õlekõrres. See oli jõululumi, mis sätendas põldudel ja nõmmedel. See oli jõuluõhk, mis õrnalt paitas nägu, kui jooksin toa juurest alla sauna juurde. Tundsin nüüdki isa kõrval saanis istudes jõule kogu oma olemisega. Isa, kust tulevad jõulud? Et kust nad tulevad? Eks aegade vool toob nad kaasa. Aga kust aeg tuleb? Oi, seda tea. Aeg voolab lõpmata ja toob kaasa kõik, mis me elame. Aeg voolab, kordasin mõttes ja hakkasin siis äkki tundma seda aja voolamist. Jah, nii ta voolab. Sääl üleval tähtede juures taevalaotuses, metsa ja nõmmede kohal, ikka edasi nagu vesi jões, nagu tuul või nagu kerilaud saunakambris. Aga kord aastas toob ta enesega kaasa jõulud, laotab nad üle küla ja metsa, üle kogu maailma ja täidab nendega taeva. Jõuluhärmatis kuuskedel, jõulusädelus lumel ja jõuluhelk taevas. Isa, metsas on ka jõulud. Ja muidugi. Kas loomad ka tunnevad jõule? Eks tunnevad nemadki. Ei jõuluööl hammusta ükski loom ega murraga kõige tigedam kiskja. Nemadki ootavad, kui jõululaps läheb läbi maailma. Millal ta läheb? Kas teda saab üldsegi näha ka? No ega seda tea keski. Ega teda ka näha saa, aga tunned jõuluajal suurt rõõmu südames, siis tead, et läheb sinust mööda. Ega teda näha ei saa. Kordasin tasakesi mõttes isa sõnu. Kui tunnen jõuluajal suurt rõõmu südames, siis järelikult läheb ta minust mööda. Taevast tuleb maha, käib jõuluööl läbi kogu maailma, käib metsaski, viib loomadele jõulurõõmu. Sellepärast siis ongi mets jõuluööl nii salapärane ja pühalik. Käib igas majas ja siis tunnevad inimesed rõõmu. Kas jõuab siis igal pool käia? Küllap liigub nii kiiresti nagu langev täht või mõte. Millal ta peaks meile tulema? Tuleb ehk siis, kui magan ja ma ei tunnegi ta lähedust. Aga jõuluööl ju ei magata. Minagi valvan kindlasti kogu öö. Ust ei lukustata, tuld ei kustutata. Peaks minema nüüd siit metsast läbi, pärast kodunt, siis tunneksin 2 korda jõululast. Sulgesin silmad ja jäin ootama südamesse suurt rõõmu. Lumi krudises, aisakell helises, tuul paitas. Nii hää oli olla. Kuid see ei olnud veel see suur rõõm. See tuleb nagu äkiline hoog, suur valguse hoog ja sa ei tunnegi muud kui heledust ja valgust. Niisugune on rõõm, kui jõululaps mööda läheb. Seda ei maksagi oodata, see tuleb ise. Siis kui ei tea arvatagi. Avasin silmad, olime jõudnud välja suurele teele. Siin sõitsid pikad voorid kiriku poole, ikka norskavad hobused ja aisakellade tildall. Hämarus tihenes. Pehkaküla majad paistsid teele nagu tumedad kühmud. Kuskil kriuksus kaevuvinn, kuskil pandi rehealuse väravad kinni, kuid igalt poolt hajusid jõululõhnad ja pühalik rahu heljus üle küla nagu kodus ja metsaski. Jõulud igal pool. Siis südati majades tuled, pikad valgusvihud ulatusid akendest teele ja veel kaugemal üle põldude. Sinimäe tagant aga hakkas juba kirikutorn paistma. Veel vähe maad edasi ja härmatanud pärnade keskel võis näha kiriku katust. 5 teelinti jooksis kokku kiriku juures. Seda olin lugenud ammu ja seda lugesin tänagi, sest iga teelinti mööda liikusid mustad täpid kiriku poole. Nüüd avati torni luugid, säält hakkas vilkuma tuli. Kirikumees laternaga. Siis hakkasid hüüdma jõulukellad, kuid siia tundus, nagu oleks heljund kellahääl kõrgel õhus, kõrge torni kohal lumiste väljade ja 5 teelindi vahel. Jõulud igal pool. Kiriku juurde jõudnud köitsime hobuse kinni lasila külge ja läksime kohe kirikusse. Ei, kuidas igal pool ikka jõulusid tundus, igas lumeraasukeses ja teele pudenenud heinakõrres. Julgelt sammusin apteegi trepi eest mööda, kus tänagi magas apteekri suur koer. Täna ta ei hammusta. Seda teadsin nüüd kindlasti. Kirikus põlesid aga 1000 tuled. Altari ees 2 suurt jõulukuuske täis rõõmsaid jõululeeke.
Kõrgest laest rippusid alla rasked kroonlühtrid täis heledaid jõulutulesid. Isegi pinkidel oli jõuluküünalde rida. Isa võttis välja kodunt kaasa toodud küünla ja süütas selle meie ees. Siis hakkas orel mängima ja rahvas alustas laulu, nii et helises terve kirik. Oli nii hää istuda ja ühte sulada nende rõõmsate tuledega, heliseva kirikuga ja kogu palvetava rahvaga. Laskusin põlvili ja palusin südamest, et jõululaps minust ikka nii mööda läheks, et ma seda suurt rõõmu tunneksin. Palvetasin nii kaua, kui sõnad lõppesid otsa. Siis palusin edasi mõttes, kuni muutusin kogu olemisega üheks suureks palveks. Näis nagu oleks muutunud mu olemus kaheks. Üks osa minust tõusis üles tähtede poole, teine jäi siia ootama jõululapse tulekut. Kirikuõpetaja tuli siis kantslisse. Luges laulva häälega jõuluevangeeliumi ja algas jõulujutlus. Jah, nüüd ma tean küll, nii võis see kõik olla. Öö oli ilus ja hää nagu täna kirikusse sõites, nagu praegu sääl valgete akende taga. Tähed särasid ja saladuslik kohin heljus õhus. Viletsas laudas istusid Joosep ja Maaria, keskel Jeesus sõimes karedatel heintel. Nii oli ka piibliloos pildil. Ma tundsin selgesti seda ööjahedust ja nägin ämbliku võrku laudalaes. Nüüd aga tõuseb Maaria, katab sooja riide üle magava lapse. See puhkab valguskroon ümber pää, kuna kaugemal laudas laotub ähmane saladuslik valgus. Kuskil helisevad kellukesed, täht jookseb üle taeva ja jääb seisatama Petlemma lauda kohal. Eemal väljal on karjased õitsitulede juures, pikad valged rüüd seljas ja kõverate otstega kepid käes. Nad on imelises ootuses, tunnevad, et nüüd peab midagi sündima. Hunt jookseb välja karja keskel, aga ta ei murra ühtki lammast, sest see on esimene jõuluöö ja jõululaps on just praegu siit läbi läinud. Sääl ilmubki ingel karjaste juurde ja kuulutab suurt rõõmu, jõululapse sündi. Nüüd läheb taevas valgeks, inglite koor alustab laulu. Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu. Taevalune heliseb, õhk virvendab ja tähed vilguvad rõõmsasti. Nüüd märkasin, et tuled kuuseküljes hakkasid rõõmsalt heljuma üles alla. Siis paisusid üheks suureks valguseks, mis täitis terve kiriku. Tundsin imelist heledust ja selgust hinges. Nüüd teadsin, et jõululaps läks mööda. Hõikasin kõvasti isale. Isa, ma tunnen rõõmu. Jõululaps läheb vist mööda. Kirikuõpetaja peatus jutluses. Kirikust käis kahin läbi. Isa kummardus mu kõrva lähedal ja ütles tasakesi. Hää küll, aga ära siis hõika nii kõvasti. Nüüd lahtus suur valgus ja muutus jälle üksikuteks leekideks, aga minu hing värises kaua veel läbi elatud suurest rõõmust. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!